Ugaskidu aastaka olema, et te saate ees osa võtta, saate käia, saate pruuvi. Ja mul on väga hää meel ka Seto kuninga Pekko nimel tervitada teid Setomaal Soome-Ugri kultuuripäelinnas seol aastakal. Tenna teid ja nautige tämpäst päivä.
suur tänu, et tulite ja Miika seda kõike jagasid. Aitäh teile! Aitäh! Tõepoolest tegelikult oli nii, et väiga nagu süäkriips ja tuu perre, et seto naased kandva oma ilosite seto rõivide peal paltot või kilejopet või et on täbenisti nagu lubamalda ja meil on käsitöö kogu säänsid huvilisi naisi ja tahasi hindele tete, võib-olla ka naabrinaasele tete ja hõiksime siis välja ja oli 15 tahtjat ja tahtse oppi, nii et ma usu, et neid valgid luiki on nüüd ja ummi tehtud rõividega setomaal ringi kõndva näete igal pool üritustel, sündmustel, tähtpäivil, kirmasil, pidodel. Mi võtsemisest, et sümbolisiiri toda, et ne oma just päällisrõiva, ka Jakobsoni külli kindab. Need ega üks valisi siis hindale oma rõividemal. Ja meil on kahju, et meil pillimehe kollektiivse põgenemise korraldiva. Kui muidugi Evarvet külli karmuska, mi taha näidata, et kus no oldi üldse keelda. Ja see on meie ega arvamus. Ja Piret kand siis seto heledat rõivast, siis Margit Ateljeen valminu, siis valge rüü ja kastiste tikandiga puusa põll. Et vanast oli siis valge rüü, neide väga pikki käussidega arenesi välja keskao rõivastusest, kui taheti näidata, et oma nii virga kangapuda ja et meil võivad käyse põlvini olla. Et nii muudku koa. Tol väga suur luksus tol ajal, et inimene jõudse kuta ja käsitüteta ja tegelikult on tänapäeval ka. Siin on siis Päivi ja Liise. Liisel on siis kaasaegselt valmistetu tütarlats rõivas. Oma laul on nii, et inne kui tüdrukukene sinna liiri passi pidi ainult särgiväär ringi käima. Aga õnnes meil on maog paranenud ja nüüd on võimalik siis, et tüdrukutele teetas suves ka kasuv lats, et peatsest olla villatse palavaga, kui kuningriigi päiv on pandma, umsest tumedast linatsest tehty väikene see kitasnik. Sukman olesi siis, kui oles täisvillatsest rõivas. Loomulikult oli see vanast sääne tava, et Pernasel on alati mitu põllõin. Üks põll on tuu, millega tallitsedi. Tuu on ka juba seto kultuurin, et tohe olla käysekirja. Jumapäi. Siin on siis Marguse pidurüü, millega ta käy Tallinnan kõige tähtsa pitasjojaman, läbirääkimisi pidaman ja presidendiga kohtuman. Viimasel ajal järjest enam levines siis ka saanest kängamuudu mustade nüürega saabastega ja suhke kandmise muud, sest tegelikult tahas ju mõlemad, tahas, et oleks värvilised suhka, mis käivad väga hästi meeste moodu järgi, aga tahas nagu ruttu kõndi ka. Siin on siis nüüd jällegi Urmetisallan täys herraspehe rõivas.
ja loomulikult ilma säntse villasärgita ei tule see äriajamine kõne allagi. Anti Umaumet. Nii, nüüd siis Liina Päikesepp, minu armastatud kaasa. Но летний вообще повседневный вариант марийской женщины. Это наряд горных Марий. Горно-марийский костюм. На мне костюм вельской женщины. На мне костюм вельской женщины. В костюме северных предметов. Но это уже не традиционный костюм, этот костюм уже по мотивам. Идет вокруг головы, перегибаясь пополам, и вот здесь два конца, они образуют единый узор. Это символизировало объединение двух родов, мужского и женского. Единственный мужчина, который прибыл в нашей делегации, я из Печорского района. Вот, спасибо. Нигде,